No algas niimoodi, et kuskil septembris 1970 me trükkisime seal teiste kunstnikega koos, ma trükkisin eksperimentaalateljees oma graafika. Ja tuleb sisse Eeralt Eelmaa, tuleb sisse ja ütleb nii, et no ma räägin hästi lühidalt. Poisid, kes tahab Vietnami sõita, mina ei saa sõita. Noh, vormistasin paberid ära muidugi siin ja seal igasugused julgeolekud ja ma ei tea täpselt, ma ei mäleta, kuidas see käis. Lähen mina Moskvasse, siis Kunstnike Liidu välisosakonda. Seal oli üks härrasmees, seltsimees tähendab, ja ma ütlesin, et mina olengi see ja see, sõidan Vietnami. Ja ma ütlesin, et aga mis ma seal tegema pean ja instruktaaž või midagi sellist, et see ole, sõda käib, 70. aasta. Sõjateated pidevalt Hanoid pommitatakse, mina sõidan Hanoid. Ja ta ütleb nii, ja muide see jäi mul eluks ajaks meelde, ütleb nii. Juri Karlovitš, a ja не знаю, что там будет. No хорошо, если вернешься. Kuu aega ma ei kuulnud mitte midagi, ei õhuhäiret, ei ühtegi pauku, ei mitte midagi. 70. aasta, eks ole, kusjuures naine oli kodus pabinas, sest lehes kirjutati, et pommitatakse Hanoid. Siis hakati õhtuti mulle tooma ette eesrindlasi, nagu need portreed on siin, noori tütarlaps pandi istuma, siis teised olid ümber ja vaatasid, kuidas ma joonistan. See ei olnud mitte nii, et modelliga nagu kahekesi tead süvened ja joonistad. Ei, ümberringi olid inimesed, vaatasid, kädistasid, rääkisid, vaata, mis teeb seal, kurat, on ju. Ja see oli kohutav, see oli tõeline. No nii. Seal olid Vene ajalehtede korrespondendid. Nii, ja siis ma küsisin selle korrespondendi käest, et kuidas siin see asi üldse käib, et mida te siin teete ja kõik nii ja naa ja et kuidas see ööelu siin on ja kas siin naisi ka on või ühesõnaga, kurat, tead, 34-aastane mees, eks ole, tõeline jama. Ja siis ta ütles, et Juretška, ei, siin nõukst asja üldse ei ole. Siin on nii, kui nähakse, et mõni tütarlaps valgega kurameerib, siis see tütarlaps kaob ära järgmine päev. Ja kui ma ütlesin, kuidas teie oma asju siin ajate, te olete ju tükk aega siin aasta või 2 või. Ta ütles, et seda tehakse nii, et võetakse autoga, sõidetakse neiuga linnast välja kuskile džunglisse, et nii ainult. Siis ma ütlesin, et kas siis sinna rinde poole üldse ei saa. Siis tehti mulle selgeks, et vaadake, et me oleme teie julgeoleku eest vastutavad ja me andsime allkirja, et me teid hoiame ja nii ja naa, et Nõukogude kunstnik ja et rinde poole ärge lootkegi, kuskil ei saa midagi, te ei näe ja nii ja naa. Nii et see osa jäi ära, nii et praktiliselt see oli nagu turismireis, peaaegu. Ma õppisin pulkadega söömise paari korraga ära, nii et see on väga lihtne. Vaata, kuna ma olen metallikunstnik, siis mul on osavad näpud tead ja see pulkadega läks väga ruttu.